Namaste ja tere tulemast joogasse. Täna siis yin-jooga, peamiselt puusadele. Ja ole hea vaata valmis, et sul oleks käepärast paar tekki või patja, juhuks kui sa vajad veidikene tuge mõnedes poosides. Me võtame nii-öelda teemantpoosi või siis liblikapoosi. Kõigepealt jalatallad enda ees kokku ja ma näitan variandi, et võtta ennast veidikene kõrgemale, isegi paar tekki või volditud tekid puusade all, kui sa tunned, et puusad, nukid kallutavad ennast tahapoole, et sul on raske endal siit puusi ettepoole liigutada, et siis aitab see, kui sa võtad oma istumise natukene kõrgemale. Sul võib olla vaja midagi otsaesise alla toeks, kui sa tunned, et kaelal on liiga palju pinget sellisel juhul, kui sa lased oma pea lihtsalt rippu. Ja teine variant on, et puusade jaoks lihtsamaks teha see harjutus enda jaoks, siis sa võid võtta endal kas padjad või kui sul on selliseid blokke või ka rulli keeratud tekid, endal reite alla väljapoole sinna puusade juurde. Et see aitab ka väga selliseid tugevaid tunnetusi kehas natukene maandada. Ehk et kasutades nüüd neid erinevaid variatsioone, tule leia see koht, kus sa tunned, et asanasse poosi sisenedes sa saad siiski lõdvestada. Teades seda yin loogikat, me jääme igasse poosi seekord pidama kuskil 3–5 minutiks. Et siis vähemalt esmalt poosi sisenedes tunne, et sa saad lõdvestada oma lihased, et sa ei lähe maksimum piiri peale välja, vaid sinna, kus sa tunned sellist esimest vastupanu oma kehas, et sinna jääd pidama. Ja siis ajapikku, kui sa lõdvestad, kui sa jääd paigale, ühel hetkel tunned, et keha loomulikult avaneb ja sa saad liikuda sügavamale, siis sa teed seda. Või kui sa tunned, et vastupanu siiski hakkab nii-öelda sul lihaseid kokku tõmbama või on lausa füüsiline valu kehas, et siis sa tuled kas täiesti poosist välja või leiad endale sellise uue piiri, kus sa ennast mugavamalt tunned. Lõdvesta siin oma lihased reite ümber, nii palju kui sa saad. Katsu hingata alaselga, selja keskossa, selja ülaossa. Tunnetad maapinna külgetõmbe jõudu. Ja lased tal enda keha ja lihaseid allapoole tõmmata, et jällegi nii vähe, kui saad, osutad vastupanu. Lõdvestad näolihased, lõualuu. Hästi oluline on, et hingamine liigub vabalt, et sa ühelgi hetkel hinge kinni ei hoia. Ja esialgu oma teadlikkuse toomiseks oma kehasse ja praegusesse hetkesse on hea praktika see, et sa jälgid oma hingamist. Tood oma tähelepanu hingamise juurde. Kui mõni tunnetus kehas hakkab väga valjult kõnetama, siis sa võid hingamise hetkeks jätta ja pöörata oma tähelepanu sellele, mida sa oma kehas tunned. Jällegi üritades siis luua pehmust ja avatust kehas läbi selle, et sa lõdvestad lihased, läbi selle, et sa hingad rahulikult, läbi selle, et sinu taotlus on see, et lõdvestuda, et kohale jääda.
vaikselt rahulikult hakkad ennast tooma siit poosist välja, lükkad maapinda endast eemale, tood oma selja sirgeks ja siis sirutad oma jalad välja. Sa võid käed kõndida natukene tahapoole, sa lased ennast vajuda käte peale, selja isegi natukene niimoodi lõngu või küüru nagu võrkkiige. Ja jalad sirgelt või kui tahad oma puusi natukene liigutada siit, siis too jalad allad vastu matti ja lase oma põlvedel loksuda ühele poole ja teisele poole nagu liigutades kergelt energiat siis puusade ümbert. Ja nagu ütlesin, siis peamises fookuses seekord puusad taas. Nüüd võtame jalad harki ehk et põlved on sirutatult. Ja jällegi, kui on tegemist natukene kangema kehaga, et siis on hea mõte võtta endal nii midagi istumise alla, nagu ma eelmisel korral näitasid, kui ka põlvede alla. Et põlved võivad siin vabalt olla kõverdatud. Ja siis sa võib-olla katsetad taas, võib-olla sa ei tulegi väga palju ettepoole, liigud kergelt ette ja jääd sinna pidama, täiesti hoolikalt jälgi just neid tunnetusi kehas. Ja loomulikult, kui sa oled rohkem avatud, kui keha lubab ilma vastupanuta liikuda sügavamale, siis sa võid seda teha kas küünarnukkide peale. Ja jälle, kui on vaja, siis midagi otsaesise alla. Aga nendes poosides väga vabalt võid katsetada ka seda, et sa lased oma pea lihtsalt rippu, lased oma kaelal ja ülaseljal ka venida. Ja kui sa oled enda nii-öelda piiri üles leidnud, siis sa jääd sinna pidama. Ja katsud mitte liigutada ja niheleda, vaid lased oma kehal ka vaikuses olla. Ja siis märkad seda sisemist liikumist, mis endiselt toimub sinu hingamine, erinevad tunnetused kehas. Jääd kohale sellega, mis igas hetkes parasjagu sinus nii-öelda esiplaanil on. Samamoodi nagu sa märkad oma hingamist. Sa võid märgata ka erinevaid tunnetusi oma kehas. Ehk et nagu ma ütlesin, kui teatud aeg poosis olles mingid kehapiirkonnad hakkavad veidikene intensiivsemalt endast märku andma, et siis lase oma tähelepanu sinna liikuda. Ja tunneta, kas on kehas kuumust või külmust, kas on tukslemist, pulslemist. Ja siis mingil hetkel võid lasta ennast tagasi hingamise juurde, tunnetada kogu keha. Meie keha ja meele esimene reaktsioon, puutudes kokku ebamugavustundega, ongi kokku tõmmata, on osutada vastupanu. Et siis siin on meil väga hea võimalus seda märgata. Ja siis selle vastupanuga ka kohale jääda, mitte koheselt reageerida, mitte koheselt rutata midagi muutma, parandama. Oma tähelepanu mujale viima, vaid just jääda kohale sellega, selle ebamugavustundega kehas. Ja lõdvestuda.
selle asemel, et kokku tõmmata, avaneda ja jääda kohale. Ja siis rahulikult asume väljuma ka sellest poosist, kõnnid endal kõigepealt selgroo ülesse ja siis aitad kätega käed, tood põlved alla kummalegi poole ja aitad oma põlved kokku. Ja siis siit me tuleme selja peale, lased ennast alla vajuda ja võtad siin ühe hetke, kus sa lased ennast täiesti lõdvaks, lased jalad vajuda selliselt, kuidas nad loomulikult vajuvad, käed kummalgi pool keha. Tunnetad, kuidas keha on raske. Ja siis ole hea, tule astu oma jalad allad vastu matti. Liiguta paar korda oma põlved ühele poole ja teisele poole. Me jääme selja peale. Järgmiseks poosiks me võtame siit ühe keeramise. Ja me võtame ta selliselt, et sa tuled ja tood oma parema põlve üle vasaku põlve ja nihutad oma puusad veidikene paremale poole. Ja nüüd, kui su parem põlv on peal, tood põlved rinna poole natukene ja liigutad põlved vasakule poole. Parema käe sirutad õlakõrguselt välja ja siis sa võid kasutada tekki või patti endal põlvede all. Vaata, kas on vajalik, kui põlved on väga mati pealt lahti. Käed võivad jääda sellised õla kõrguselt või sa võid tuua käed sõrmseongusse kukla taha. Vaata, et see oleks mugav õlgadele. Kui jalad ristis ei sobi, siis võtad lihtsalt põlved kohakuti, võib-olla isegi tekk põlvede vahele. Et ole ja vali midagi, mis jällegi on sinu jaoks hetkel sobiv, mis liiga palju pinget kohe esimestel sekunditel ei tekita kehas. Ja siis lubad endal jälle paigale jääda. Lased välja hingamisel liikuda alla puusade sisse ja tunne, kuidas sa lõdvestad oma reielihased, lased puusadel muutuda raskeks ja vajuda. Tunne, kus on kehas hingamist vaja, kuhu võiks sisse hingamine liikuda ja veidikene õhku ruumi tekitada kehas lõdvestumist. Näolihased lõdvestuvad, õlad lõdvestuvad. Ja jääd paigale. Märkad, tunnetad, oled kohal. Ja siis ole hea, hakka ennast rahulikult tagasi keskele tooma.
võta jalad sõlmest lahti, too oma puusad tagasi keskele, nii et nad on õlgadega kohakuti ja võta üks hetk siin, enne kui teisele poole liigume. Tunneta oma selga, selgroogu. Ja nüüd teisele poole liikudes puusad liiguvad natukene vasakule poole ja vasak põlv tuleb üle parema põlve. Ja põlved liiguvad paremale poole. Ehk et vasak põlv on peal ja põlved liiguvad paremale. Vasak käsi võib liikuda õlast väljapoole, õla kõrguselt vasakule poole. Kui on vaja, siis ka sinna midagi õla alla, kui õlg on mati pealt väga lahti või käed sõrmsoongus kukla taga. See on ainult sellisel juhul, kui see on õlgadele mugav. Et ei ole sellist teravat pitsituse tunnet õlgades. Jälle vaata, kas on vaja tekki või patja põlvede alla. Vaata, et põlved oleks enam-vähem puusadega ühel joonel või natuke kõrgemal. Ja siis jääd taas kord paigale. Lased hingamisel vabalt liikuda. Ja aeg-ajalt käi oma keha taas läbi, liikudes oma teadlikkusega mööda keha, tunnetades erinevaid keha osasid, et sa märkaksid see, kus on pinge, kus on kokkutõmbumine kehas. Oluline siis ei ole mitte niivõrd see, mida sa oma kehas tunned või mis on need täpsed mõtted või emotsioonid, mis sinust on läbi liikumas. Vaid oluline on sinu tahtmine olla paigal, olla vaikselt ja pöörata oma tähelepanu sellele, mida sa hetkes koged. Jääda avatuks. Lõdvestuda. Ja siis taas kord tuled vaikselt rahulikult välja, lased ennast hetkel keskel paigale jääda, kui oled enda põlved lahti arutanud, lased põlved kokku kukkuda. Lased oma puusad taas keskele liikuda. Ja siis ole hea, kallista oma põlved rinna peale. Võib-olla rullid neid natukene ühele poole, teisele poole. Ja siis ühel hetkel võtad treite tagant kinni, võtad natukene hoogu ja tood ennast ülesse. Ning jätkame puusadega, tood oma parema põlve mati paremasse äärde ehk et parema randme taha. Yin-joogas nimetatakse seda luigepoosiks. Kui su parem tuhara lihas jääb matilt väga kõrgele üles, et siis ole hea, tule jälle võtta sinna midagi istumise alla. Mina panin siin tekki, see võib olla padi või plokk. Sa võid jääda küünarnukkide peale ja võtta midagi otsesise alla jälle taas, kui on tarvis. Ja juhul, kui on puusad rohkem avatud, su tuhara lihas tuleb vabalt alla mati peale, et siis sul ei ole seda tuge tarvis. Hästi oluline on siin see, et sa esimese jala ehk et parem põlv, et sa paremas põlves ei tunne valu.
paremas põlves tunned ebamugavustunnet, siis ma soovitan see poos vahele jätta. Ja siis tuled jälle liigud ja jääd paigale. Jääd vaatlema. Jääd märkama ja lõdvestuma. Hästi oluline taas siin mitte liikuda kohe kõige sügavamale, vaid jääda pidama sinna, kus sa end esialgu tunned mugavalt, et sa saad lõdvestuda. Et see aeg-ajalt vajab selline praktika meil veidike teistsugust mõtlemist, millega me harjunud olema. Et me ei ürita ennast sundida. Hästi teadlikult ja hästi hoolivalt töötame oma kehaga. Jällegi tunnetad praegust hetke enne kõike läbi oma keha. Mõtteid märkad, aga katsud mitte nende nii-öelda lugudega kaasa liikuda. Veel paar hingamist siin, lõdvesta õlad, näolihased. Ja siis vaikselt võid hakata ennast poosist välja tooma. Sa võid siit liikuda kas allavaatavasse koera, kui see tundub sobilik, sirutada oma keha välja, liigutada puusa või tulla lapse asendisse. Et hästi vaata, mis on sinu jaoks hetkel õigem. Kas keha vajab liigutamist või on pigem parem see, et sa oled staatilisemalt paigal ja jälgid jälle nende tunnetuste muutumist kehas. Ja ma soovitan, et ühel hetkel, kui sa ka olid allavaatavas koeras, et sa enne kui liigume vasaku põlve kätte, sa tood ennast paariks hingamiseks lapse asendisse. Ja siin ka hästi innelikult lõdvestunult. Ja siis vahetame poolt, vasak põlv tuleb vasaku randme taha, vasakule poole mati äärde, parem jalg liigub tahapoole. Vaata jälle, mis tuge sul on vaja selle poole peal. Tuharalihas alla, otsmiku alla. Kui sa tood endal vasakut kanda kehale ligemale, siis muutub see poos lihtsamaks. Kui sa liigutad vasakut kanda endast eemale, nii et ta tuleb rohkem kohakuti vasaku põlvega, siis seda rohkem sa tunned seda oma vasaku reie välisküljel ümber tuharalihase. Jälle hästi targalt valid, kus on see piir, kuhu sa pidama jääd, kuhu sa vaatlema jääd. Hästi märkad siin, et jäävad lõdvestunuks need kehaosad, kuhu me tihti oma pinget kogume. Ehk et meie õlad, lõualuu, otsaesine.
ja et meie rahulik hingamine kannab meie närvisüsteemile edasi seda sõnumit, et midagi hullu ei ole juhtumas. Isegi kui tunnetused kehas intensiivistuvad, siis meie hingamine jääb rahulikuks ja me ei ärgita oma närvisüsteemi üles, et justkui oleks vaja kiiresti reageerida. Me jääme lõdvestunuks. Siin. Märka, mida saad veel minna lasta, mida saad veel lõdvestada. Ja siis aeglaselt hakkad välja liikuma ja seekord tule too oma keharaskus veidikene rohkem vasakule poole, et sa saad liigutada oma parema jala mati etteotsa. Ehk et me tuleme siit lamama selja peale ja võtad siin väikese hetke selja peal, kui sa lased ennast lõdvaks, lased oma luud raskeks, lõdvestad kõik oma lihased, lased hingamisel vabalt liikuda. Ja siis viimaseks poosiks on nii-öelda happy baby, õnnelik baby. Sa võid võtta jalad kandadest kinni, pahkluudest kinni või jätad kannad tuhara lihaste juurde ja hoiad selliselt seda poosi. Et vaata, mis on sinu jaoks sobivam. Põlved siis kõverdatud kummalegi poole, keha külgi vastu ribisid seal ja hoiad siis kas kandadest, pahkluudest. Siit võib aidata ka see, kui sa tood natukene kõrgendust endale alaselja ja puusad all, kas patja või tekki, et see toob ka kannad veidikene lähemale. Pea jääb mati peale ja katsud õlad lõdvestada nii palju kui võimalik. Me jälle jääme siia paariks minutiks. Ikka seesama väljakutse, et katsuda kohale jääda ka siis, kui tekib teatud ebamugavustunne kehas. Lase oma hingamine siin liikuda alla puusade sisse hingamine justkui laiendab puusasid kergelt ja välja hingamine lõdvestab, laseb puusad raskemaks, lõdvestab õlad, näolihased. Tunned, kuidas praeguses hetkes ei ole vaja millegi järgi haarata, ei ole vaja midagi eemale lükata, sa saad jääda kohale sellega, mis on.
ja väga hästi, võta veel üks rahulik sissehingamine. Hinga ta lõplikult välja. Ja siis vaikselt hakkad laskma oma jalad lahti ja tood ennast selja peale viimasesse lõpulõdvestusse. Lased oma jalgadel vajuda selliselt, nagu nad loomulikult vajuvad, tood oma käed kummalegi poole keha. Jälle teatud ebamugavustunne, et sa võid esialgu endiselt tunda puusade ümber. Luba tal olla. Lase oma keha raskeks muutuda tunne, kuidas sa justkui vajuksid maapinna sisse ja maapind tõuseb ja hoiab sind, kannab sind. Sa võid jääda siia nii kauaks, kui sul on võimalik. Suur tänu joogatamast. Namaste.